Täna oleme siis tulnud siia Annela Aunale külla Beyond Your Business nõustamiskeskusesse ja Annela on siis selline tore inimene, kes tegeleb sellise vahva asjaga nagu coaching. Lisaks on ta veel omandanud sellise huvitava professiooni nagu neurolingvistiline programmeerimine ja saavutanud sellest meistritaseme juba. Nii et, ja on tegelenud selle alaga juba üle 10 aasta, nagu ma lugesin. Et mis tõi sind sellise asja juurde nagu coachimine? Ega sellest otsest sellist nii-öelda teekonda ongi raske kaardistada, et laias laastus on see elu olnud, mis on toonud. Et oma nii-öelda sellise tööalase elu ma veetsin panganduses ja nõustasin kliente siis finantside teemal peaaegu 10 aastat. Ja selle kõrvalt enda asju lahendama hakates, oma väljakutseid lahendama hakates, märkasin, et ka pangas töötades, kui ma kliente nõustan, siis ma annan sama nõu kõigile, sarnast finantsnõu kõigile. Ja ühed saavad ühesugust tulemuse ja teised. Ja siis ma hakkasin uurima, et milles see erinevus seisneb. Et miks sama nõu peale, samades tingimustes, võimalustes inimesed saavad erinevad tulemused? Annela, aga selline küsimus, mis on tervis sinu jaoks? Kui ma võtan tervist, siis minu jaoks konkreetselt see tähendab tervik olemist. Ma vaatan seda võib-olla natukene holistilisest vaatenurgast, inimest kui tervikut, mitte ainult siis seda, et kas mul kuskilt midagi valutab või ei valuta, vaid seda, et kuidas ma tunnen, milline on minu mõttelaad, meelelaad, milline on minu vaimne seisund. Ehk see on nagu minu jaoks tervis tervikuna. Väga hea vastus ja see ongi see, et miks me seda saadet tervisevõtmes teeme, et mis on coachingul ja tervisel nagu ühist, aga sa ilusti vastasid, et just selline nagu tasakaal ja vaimne ja kehaline tasakaal, et mitte ainult see, et kas mul kuskilt valutab. Ja nagu mulle meeldib öelda, et coachimine on selline hea meditsiiniteenus, meditsiiniabi ettevõtetele, sest ennekõike tegeled sa ju ettevõtete coachimisega, eks ole, ja nõustamisega. Aga samuti ka nendes ettevõtetes töötavad ju inimesed, et tegelikult sinu coachimine, nõustamine hoiab väga palju raviraha kokku, sest kui inimesed on õnnelikud, tasakaalus oma mõtetes, oma tegevustes, töötavad õigetel ametitel, õigetes firmades, siis ju on meil vähem ka psühholoogilisi probleeme. Ja tänu sellele on meil ka vähem majanduslikke kulusid. Et kuidas sa sellesse suhtud, et sa oled arst? Jah, kui sa enne korra selle väitega mulle välja tõid, et siis ma ei ole selle nurga alt mõelnud ega seda asja vaadanud, aga jah, et ilmselgelt vaimne tervis ja see, kuidas inimesed mõtlevad, see on väga suur osa meie tervisest ja sellest, kui terved meie inimesed on. Aga kuidas sa näeksid, kui ma väidan sulle seda, et ettevõte on üks suur organism ja coachimine ehk arstimine seal organismi sees parandabki seda organismi tervikuna, annab talle rohkem jõudu, paremaid suhteid, rohkem ressursse. Et kas võib teatud paralleele tuua tervise ja ettevõtte vahele? Ja kui me vaatame asjaga nagu selles võtmes, et coachingu eesmärk on ju välja tuua inimese potentsiaal. Ehk siis kas üks rakk või üks nii-öelda organ, mis kogu süsteemis, ehk siis kui me vaatame ettevõtet kui süsteemi, on, et kuidas see üks rakk või üks organ aidata maksimaalsele toimimisele sellele, et ta annab maksimaalse panuse kogu süsteemi toimimiseks, aga ise seal juures terveks jäädes. No just, et seesama, et need inimesed võivad olla rakud või organid, eks ole, meeleelundid, et keegi näeb, keegi kuuleb, keegi hingab, aga mõni näiteks pumpab verd, eks ole, et on vaja ressursse, on vaja minna kuhugi ehk jalad, eks ole, vaja tuua midagi teha, et selleks on käed ja suud ja nii edasi, et palju sa üldse nagu sellist, ütleme, coachingut tehes ettevõtetes näed sellisi psühholoogilisi barjääre või probleeme inimestel? Laias laastus ettevõte taandub ikkagi inimestele ja kui kuskil on mingid väljakutsed või takistused, siis enamasti need on ikkagi inimestes sees ja see on see koht, kus ma tihti aitangi. Kas ma võin väita niimoodi,
et inimestel on paar väga suurt probleemi. Et üks sellest on see, et me kipume mõtlema. Ja teine probleem on see, et me tahame midagi. Tahame saavutada, tahame mingeid asju. Ja kui me neid kahte asja nagu endas kogu aeg nii-öelda käivitame, siis meil on pidevalt mingisugused vajadused, puudused, probleemid. Kuidas sina sellest suhtud või kuidas sina vaatad sellele? Iseenesest mõtlemine on ju vajalik ja kasulik, ehk siis sellist mõtlemisfunktsiooni me ju vajame selleks, et analüüsida, mõtestada, aru saada. Nüüd küsimus on selles, et me tihti usume neid mõtteid 100%, me ei sea neid kahtluse alla. Ma ütleks, et see on üks probleem. Ja teine probleem selle juures on see, et meil ei ole need mõtted suunatud ja enda poolt juhitud, nad on juhuslikud. Ehk siis selline tunne, kui ma arvan, et enamik inimesi samastub sellega, et kui tunnetab, siis peas käib ikka kerge selline rock-kontsert, kus tegelikult on mitmel laval mitmed erinevad bändid korraga. Ja sa nii-öelda püüad ühte ja teist muusikat korda mööda, et üks mõte siit, teine mõte sealt. Et jaa, see on üks osa probleemist, et aga teine pool see, mis sa tõid välja, et me tahame, et siin on, ma arvan, pigem küsimus selles, et inimesed ei ole enda jaoks ära mõtestanud, et kas see on enda tahtmine, kas ma seda päriselt tahan ja vajan ja see põhjustab üsna sageli kannatust. Jah, et kui minna näiteks ettevõtte tasemele, aga ka juhtimise tasemele või töötamise tasemele, et see kannatus või tervis, et toon näite, et kui kedagi edutada ja motiveerida, tihti räägitakse motiveerimisest, eks ole, ettevõtted peaksid kedagi motiveerima või ettevõtjad peaksid töötajaid motiveerima kuidagi, et kui motiveerida valet inimest valele ametile, siis mina olen aru saanud nii, et selle inimesel tekib rohkem probleeme. Tal tekivad unehäired, tal tekivad rahalised probleemid, tervisehädad, ta hakkab tablette võtma ja nii edasi. Vajab sellist psühholoogilist abi rohkem, eks ole. Et kuidas siis selle motivatsiooniga on või motiveerimisega, et kas ettevõtja või lapsevanem, kas või kui me lähme, eks ole, nii-öelda peretasemele, saab üldse kedagi motiveerida või kus see motivatsioon alguse saab? Motivatsioon saab alguse ikka igast inimesest endast ja sellest, mis on tema jaoks elus päriselt oluline. Kahjuks enamik inimesi küll arvab, et nad teavad, mis on enda jaoks päris oluline, aga nad ei ole seda kunagi enda jaoks lahti mõtestanud, et mis see siis on. Ja motivatsiooni ettevõttes või siis oma lastes saab tekitada ainult läbi väärtuste ja selle, mis siis päriselt oluline on. Ehk me ei saa motiveerida pikaajaliselt inimest panustama asjadesse, millesse ta ise ei usu. Et on selline lühiajaline ja sa saad võib-olla lühiajaliselt inimeselt selle pingutuse kätte, aga esiteks see lõhub inimest ennast. Et nii nagu sa kirjeldasid, et on unehäired, tegelikult me räägime täna väga palju ületöötamisest. Me räägime täna väga palju stressist, depressioonist, ärevusest ja sellest, et inimesed on sisemiselt õnnetud, tehes asju ja võib-olla ongi mõistetud natukene, mis neid motiveerib ja siis suunatud tegema asju, mis neil ei ole loomupärased. Ja inimesed kannatavad päris palju. Just sa mainisid nii palju huvitavaid asju, just see loomupärasus ja loomuomasus või sellise inimesele sobilikke asju, eks. Et mul tuli lihtsalt selline mõte, et inimesed käivad ka töötervishoius, eks ole, et mõõdetakse teatud kindlaid parameetreid ja asjad silma ja nii edasi, et kuidas su nägemine on. Aga kui palju siis sa oled kohanud, et need ettevõtetes või inimesed ise, kes sinu juurde pöörduvad, on tegelikult altid siis sellist nii-öelda oma analüüsi tegema nii-öelda coachingu seisukohalt? No ma olen öelnud ka ja tihti kardetakse seda coaching, kus see tuleks sellepärast, et mul on midagi viga. No kui sul juba midagi viga on, siis on juba mõnes mõttes natuke hilja, aga annab ka parandada. Et coachingu eesmärk ikkagi on nagu ennetus ja see, et kui sa midagi märkad, et midagi täna päris ei toimi, aga ise pihta ei saa, et siis on see koht, kus coach tegelikult aitab ja suunab. Et coach tegelikult ei tegele nii suuresti ikkagi sellistes seisunditega, kus ongi juba päris keeruline olukord, et ongi sügav depressioon või ärevushäired või muud asjad, et seal on juba natukene teistsuguse kogemustega inimeste abi vaja. Aga
ilmselgelt see on vajalik ja ega altid ei olda, aga motivatsioon midagi saavutada tihti toob minu juurde ka seetõttu, et ei olda jõudnud selle eesmärgini, kuhu soovitakse, et mis siis lahti on. Ja siis see, et mis siis lahti on, et me sinna eesmärgini ei jõua, et see on see koht, kus ollakse siis valmis ka neid asju lahti arutama. Aga mis siis kõige rohkem lahti on? Kõige rohkem lahti on see, et me oleme kinni valedes asjades, kas siis mingites kogemustes, mingid emotsioonid on üleval, me ei ole suutnud neist lahti lasta, me ei ole isegi teadvustanud tihti, et me nendest kinni oleme. Või siis on sellised mõttemustrid, mis on harjumuspärased, millesse me kinni jääme. Ja vahel ka see, et see, mida me tegelikult tahame, ei ole päriselt see, mida me tahame. Just, ehk me jõuame jällegi sinna alateadvusesse, et kui ma enne mainisin sulle siin, kui me seda saadet nii-öelda sisse seadsime alles, et tihti me peame ennast homo sapiensiks, eks ole, aga viimase aja uuringud on näidanud, et me oleme rohkem nagu homo unistajad. Et me, kui sa enne ka mainisid, et see mõtete virvarr, eks on nagu rock-kontsert käib peas, et see ongi, et tihti me ei teagi, mida me tegelikult nagu soovime või me nagu oma alateadvuses me ei suuda minna sinna alateadvuseni ja selgeks teha enda vajadusi, enda soove. Ja me elamegi nagu unistuste maailmas, et tohutult mõtteid käib, aga me ei ole kohal. Et kas siis see nõustamine, millega sa tegeled, natukene nagu kuidagi aitab selgitada inimesele või ettevõtjale, et mis need probleemid on ja kuidas kohal olla, kuidas olla tasakaalus? Kõige suurem asi, mida kliendid mulle tagasisidena annavad, et mis nad siit saavad, on seesama selgus. Esiteks see, et nad saavad need mõtted kõvasti välja öelda. Sest et tihti need mõtted ketravad meil peas, aga kui me kellegile neid välja ei ütle, siis ei ole võimalik neid ka kuidagi analüüsida või aru saada, et mis need mõtted siis päriselt on. Et üks pool on see, et me vajame nende asjade väljaütlemist ja teine pool ongi see, et tagasi peegeldades tekib üks hetk selgus. Et ma saan aru, et miks ma nii tahan või et kus ma oma mõtetega parasjagu olen. Ja et sa ütlesid ka siin väga hästi, et tuleb välja öelda. Sa tegeled sellise asjaga nagu NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine. Mis asi see on? NLP eesmärk on siis aidata oma mõistust teadlikult juhtida. Ehk siis, kui me sellest samast rock-kontsertist rääkisime, ehk see rock-kontsert koosneb ju päris mitmest osast, sa oled ka siin maininud ise on ju alateadvust ja teadvust ehk jaotatakse võib-olla natukene vägivaldselt, aga 2 osaks. Et üks osa see, et kui sa hetkel analüüsid, mõtled, siis seda osa juhib selline teadlik osa, et sa oled teadvel ja sinu teadvus on nii-öelda juhtpositsioonil. Väidetavalt uuringutest selgub, et inimesed on 5% ajast sellest teadlikus osas ja ülejäänud aja me toimetame siis alateadlikus osas, mis on siis õpitud selline läbi korduste või läbi automatismide, läbi mustrite, selleks, et me saaks toimida. Et siin me sinuga istume, me ei pea mõtlema selle peale, et kuidas verd ringi pumbata, kuidas püsti või kuidas siin nagu tooli peal istuda, mitte nagu makaron siit laiali vajuda, on ju. Et me ei pea nende asjadega tegelema, sellest hoolitseb see alateadlik osa. Aga nüüd keeruline inimloomuse juures on see, et see alateadlik osa salvestab ka erinevaid mõttemustreid, uskumusi, harjumusi ja tihti me korjame need kokku sellisest väliskeskkonnast läbi õppimise, läbi korduste, et me ei vali neid teadlikult ja siis need hakkavad meil üks hetk jalgu jääma. Ehk siis võib nii-öelda väita seda ka, et kui öeldakse, et oled see, mida sa sööd, siis võib väita seda, et oled see, mida sa mõtled ja mida sa räägid. Et kas see, kuidas me räägime, mis sõnu me kasutame, kui kõvasti me räägime, kui kiiresti, kas see annab mingit aimu ka inimesest, et mis probleemid või teemad on või samuti ka ettevõtte juhist? Ja kehakeel on üks osa, ka see häälekasutus, tonaalsus, kõik see on nii-öelda osa inimesest, mis annab infot, alateadlikku infot, aga täpselt samamoodi, milliseid sõnu me kasutame. Kui me midagi väidame, siis see annab infot selle kohta, mida me usume. Ja NLP tegelikult loobki selgust või aitab selgust luua selles, et mis siis need uskumused ja mustrid on, mis meil alateadvus on ja kuidas neid siis endaga kooskõlla viia.
aga kust need uskumused ja asjad alateadvus siis alguse saavad, kas nagu perest või koolist või ja kas meie haridussüsteem kuidagi soosib üldse oma mõtete nagu väljaütlemist või oma mõtete mõtlemist? Ja ei, meie haridussüsteem neid asju ei soosi täna kahjuks veel, kuigi uusi koole on peale tulemas, kes on teistsuguste põhimõtetega, aga tavaharidussüsteemis sellele tähelepanu ei pöörata. Aga kujunevad välja nad esiteks juba lapsena, me omandame oma vanematelt või siis oma inimestelt, kes meie siis hoolt kannavad. Nendelt läbi selle, mitte mida nad räägivad, vaid see, kuidas nad käituvad. Ehk sa võid lapsele öelda, et kui sa lähed ülekäigurajal üle tee, siis vaata 2 korda paremale ja vasakule või siis mine ainult rohelise tulega, aga kui sa ise lähed punase tulega ja üle tee ei vaata, siis laps õpib selle järgi. Eks me õpime oma vanematelt, aga me täiendame seda ilmselgelt läbi oma eeskujude. Teismelistena on meil erinevaid iidoleid, õpime nendelt, oma eakaaslastelt ja läbi oma elukogemuste. Et see on tegelikult juhuslik mõnes mõttes, kuidas need uskumused ja asjad kujunevad. Noh, vaata, sa oled väitnud ka seda, et peab tasakaalu viima oma mõtted, tunded ja tegevused, eks ole. Et siis selle nii-öelda nõustamisteenuse, mida sa teed, et kas sa püüad siis kuidagi neid tasakaalustada, neid mõtteid, tundeid ja tegevusi ettevõttes, et kuidas need tunded seal ettevõtte sees siis on või kuidas see käib? See on päris huvitav. Ma väidan seda, et kõik saab alguse, kui me nagu lihtsustame siis mõtetest, millele järgneb tunne ehk mingi reaktsioon, siis kas emotsiooni või tundega ja sellest tuleneb siis tegevus ja lõpuks saame siis tulemuse. Ehk kuidas inimesed tavapäraselt toimivad, on see, et kui meil on elus mingisugune tulem, mida me ei soovi, siis tihti minnakse selle juurde, et okei, ma hakkan siis tegema teistsuguseid tegevusi. Tegevuste alla kuulub ka selline nii-öelda harjumuste kujundamine, mis on praegust ka päris popp, et kujundame uusi harjumusi. Aga kui me jääme ainult sinna sellisele tegevuse tasandile, siis alt tulevad ju kogu aeg mõtted, mis ei pruugi olla nende tegevustega kooskõlas. Ehk siis sa raiud kogu aeg oma tahtejõuga mingitest harjumuspärastest tunnetest ja mõtetest läbi. Et see on üks tee ilmselgelt ja see üks hetk võib toimima hakata. Miks ma pooldan seda, et kõigepealt läheme siis 2 sammukest tagasi ja vaatame, millised mõtted on seal taga, miks sa just parasjagu nii käitud. Et mis selle käitumise taga on. Ja kui me lahendame ära selle, et seal käitumise taga võib-olla ei ole soovituid mõtteid, mis toetaks seda tulemust või siis seda tegevust, et siis muudame need mõtted ära, muutuvad automaatselt tunded ja sealt edasi ka tegevus ja tulemus. Eks see saab palju lihtsamalt. Kuidas sulle tundub, et kas inimest siis sellisel puhul, nagu sa rääkisid praegult, rohkem ajendab nii-öelda hirm millegi ees, mingi valu, eks ole, valu ees, puudusest või see, et see saamahimu või see oodatav preemia, et kumba nagu rohkem, kas see hirm või see oodatav preemia, see nii-öelda motivaator? See on inimeseti nii erinev, et siin ei saa öelda, et see on nii või et suurem osa on nii. Ma ütleks, et suurem osa inimestest täna on väga palju ikkagi hirmul ja need tegevused on ajendatud hirmust, kas me teadvustame seda või mitte. Et ka üle tarbimise taga on tegelikult ju hirm. Just. Et see vajab jah sellist 2 sammu tagasi tulemist, et ma saan üldse aru, mis mind ajendab selliseid tegevusi tegema, mis ajendab mind reageerima ka emotsionaalselt, võib-olla mingile olukorrale nii, nagu ma reageerin. Et see tahab sellist natuke eneseanalüüsi saada, aga see on hästi tänuväärne töö, see ei ole lihtne. Aga kui see töö endaga ära teha ja saada aru, mis mind juhib sisemiselt ikkagi, siis kõik need tegevused lähevad lihtsamaks ja tulemused tulevad kergemalt. Just. Ja mainisid ka, et et võtta tihti me peamegi ju ja ka see, et mida sa teed, on coachingu nõustamine on see ju, et ikkagi me püüame oma mingisugust rutiini muuta, see on mingit käitumuslikku asja muuta või mingid alateadvuses teadvustatud asjudes. Et kui kerge on üldse mingisugust mustrit muuta ja kui palju see aega võtab? No harjumuste koha pealt on seda uuringut tehtud ja siis on uuringud ka seinast seina, mis ütlevad 21 päevast kuni 66 päevani,
võtab ühe harjumuse kujundamine aega. Ma olen näinud enda töös seda, et kui inimene päriselt ära taipab, mis on see põhjus selle võib-olla mingi käitumise või harjumuse taga, mida ta siiani teinud on, et vahel piisab sellest teadvustamisest ja see muster laheneb ja ei olegi vaja midagi rohkemat teha. Aga see ei pruugi alati nii minna, et vahel on vaja natukene pikemat harjumist selle uue mõttega. Just ja näiteks kui nüüd tuleme sellise nii-öelda tavaargiellu või pere tasemele, eks ole, et kui me lahendame töö juures need probleemid ära, sest väga paljud asjad ju täna on, eriti täna koroona ajastul, eks ole, on ju seotud hirmudega töö juures, et kas mul töökoht säilib, väga paljudel ju ei säili. Kas meil on järgmine kuu, ma ei tea, kas või üüriraha maksta, eks ole, ettevõttes. See ju peegeldub juhtidele tasemelt töötajateni, kõik see hirmud, see on nagu selline määramatus hirmu asi, et mida sa soovitaksid näiteks praegusel ajal, et inimestele, kuidas nad võiksid hakkama saada ja ettevõtted? No, üks mis kindel on see, et ma tean, et see on kõik keerulisem asi, mida selles olukorras teha ja vahel seda kuulata selles situatsioonis on kõige valusam, aga tegelikult tuleb maha rahuneda. Et see stressi level, mis üles läheb sellega, et meie sees tekib see pinge, siis tegelikult see on vaja maha rahustada. Sest et loovad lahendused ja võimalused ei teki selles situatsioonis olles. Mõnel puhul küll, et mõni inimene vajab seda stressi selleks, et nii-öelda temas see potentsiaal avalduks. Aga see stress, mis tekib sellega, et kui me mõtleme, et ma ei tea, kas mul homme tööd on või et kas mul on lapsele õhtul üldse süüa anda, et siis see stress kindlasti ei toeta ja kahjuks see tundub nii teises suunas minek, et kuidas ma saan maha rahuneda, kui kõik on nii raske ja kõik on nii keeruline. Aga see on ainus viis. Aga kuidas saab maha rahuneda siis? Mida sa soovitaksid? Hingata. Hingata? Tegelikult ka, et see on ainus asi, mis aitab, sest et meie närvisüsteem reageerib sellele, kuidas me hingame. Kui meie hingamine on rahulik, sügav, siis meie närvisüsteem rahuneb ka maha. Et inimesed võivad ise katsetada, et kui sa oled stressis või sa mõtled muremõtteid, siis meie hingamine on pinnapealne, ta on pigem kopsu ülemise osaga. Et selleks, et maha rahuneda, selleks tuleb hingama hakata ja ma mõistan, see võib olla kõige keerulisem asi, aga ikkagi maha rahuneda. Ja ega elus ei olegi midagi ju püsivamat või kindlamat kui ainult muutused. Ja tihti inimestel ongi see, et nad võtavad mingi ameti või töökoha ja kujutavad ette, et see nüüd nii ongi ja kuni lõpuni välja, et nii ongi, eks ole. Aga ju maailm muutub, maailma vajadused muutuvad, ettevõtete eluiga ei ole enam nii pikk nagu vanasti, eks ole, et hakkasin autot tootma ja toodangi, ma ei tea, mitusada aastat ja võib-olla ettevõtete eluiga ongi siin mõni aasta ainult, on vaja ainult start-upi ja käivitada mingid protsesse, et kas inimesed on täna nii-öelda Eesti inimesed sellisteks muutusteks, globaalseteks muutusteks valmis ja ettevõtted? Ei ole, sest et kahjuks inimesed pelgavad muutusi ikka väga palju. Ma usun, et ettevõtjad selles osas on natukene eelisseisundis, kuna ettevõtjad kui sa oled juba ettevõtja, sa tead, et iga päev on uus. Ja iga päev on uus väljakutse ja nad on harjunud mõnes mõttes sellise pidevate muutustega. Ehk siis nemad on võib-olla kohati täna rohkem valmis selleks, jah. Aga inimesed ei ole, sest et me ikkagi armastame seda kindlust, stabiilsust, turvalisust, kõik uus tundmatu tundub hirmus, ma ju ei tea, mis tuleb ja me tihti kardame ka positiivseid tulemusi. Kas see on erinev, kui sa mõtled võib-olla rahvusvahelist kogemust näiteks, et siin samast aknast ma vaatan siin välja, teie ei näe, aga seal näitab Pipedrive'i logo, eks ole, et rahvusvaheline ettevõte, eks ole, ja väga edukas. Et kas Eesti töötajad, Eesti ettevõtted võrreldes siis ütleme muu maailmaga, et kui
kui altid me muutustele oleme, et mulle on jäänud selline mulje, et rahvusvahelisel turul tegutsevad ettevõtted on palju sellised mugavamad või nagu kiiremini lähevad selle vooluga kaasa ja muudavad suunda. Ja meile siin Eestis tahame nagu, seda asi on nii olnud ja nii ta ongi ja nii ta jääbki ja meil on niimoodi, eks ole, harjutud. Et kas on mingit vahet selliste rahvusvaheliste suurettevõtete või rahvusvahelisel turule minevate ettevõtete ja Eestis toimuvate ettevõtete vahel? Ma usun, see erinevus tuleb sisse sektorite lõikes. Ehk kui me räägime täna startupindusest, siis selles mõttes ei ole ju väga vahet, et on see Eesti startup või rahvusvaheline, et nad ongi muutuste altid, nad on kiired kohanejad, kiired ümber organiseerijad, et nad on hästi valmis ja kohanema muutuste ja kõige muuga. Aga kui me räägime sellistest võib-olla natuke klassikalisemast tööstusharudest, et me räägime võib-olla tootmisest, suurtootmistest ja asjadest, siis ilmselgelt see sektor kohaneb muutustega aeglasemalt, sest et kogu süsteem on veidi suurem ja ei ole nii kiire ümberkohanemisega. Kas Eesti riigil on siis targem arendada sellist nii-öelda eksporditööstust või pigem ekspordi mõtlemist ja sellist nagu vaimset tarkust, mida eksportida? Ilmselgelt. Kus on tulevikuressursid? Et kui panustada oma riigi rahva nii-öelda sellise mõtlemisviisi kujundamisse ja selle arendamisse, mis toetaks seda, et inimesed on muutustega kiiremad kohanejad, nad oskavad iseendaga igapäevaselt paremini hakkama saada, siis see annab väga olulise muutuse nii tööjõuturule, ettevõtlusesse, ekspordile kui ka kogu riigile. Ehk siis rohkem softi, mitte seda raudvara, jah? Mõlemat on vaja. No mõlemat kindlasti, aga rohkem softi. Aga ma arvan et oleks aeg fookust pöörata natuke rohkem sinna. Ja. No siin aasta lõpus istume ja kohe lõpeb ju kool väga paljudele noortele, 9. klass, gümnaasium, ülikool. Ja väga paljud noored on täna sellise küsimuse ees, et mis neist saab? Mis eriala valida? Vanemad võib-olla püüavad motiveerida või sundida, eks ole, mingi teatud erialasid õppima, et see on kas siis nii-öelda kuidagi tasuvam, eks ole. Või on see ühiskond, kes surub mingit teatud mõttemalle peale, et mida sina, Annela, soovitaksid tänastele nii-öelda lõpetajatele, kes lõpetavad kooli, ülikooli? Kusjuures mulle tundub, et see küsimus ei puuduta ainult 9. või 10. klassi. Väga paljud täiskasvanud on täna samas situatsioonis, ehk siis ollakse olnud töökohtadel pikalt ja saades aru, et aga mida ma tegelikult tahan, et see, mida ma teen, et okei, see on täna leiva lauale toonud, aga et kas see on ka päriselt see, mida ma tahan. Et selles mõttes, et see küsimus võib-olla isegi on laiem, aga julgus katsetada on ilmselgelt noorte puhul see, mida tasub teha, et proovida erinevaid ameteid, erinevaid valdkondi ja leida üles see, mis enda silma särama paneb. Et see ei pruugi olla see, et et ma nüüd tean, et ma ei tea, juristiks õppimine on see, mis mu silma särama paneb või et ma tahan nüüd seda, vaid pigem see, et katsetada erinevaid asju, mis toovad minus välja sellised erinevad unikaalsused ja millises valdkonnas mul on soov üldse oma unikaalsust rakendada. Ehk ei ole valdkondi ainult üks. Aga kuidas ta seda võiks siis nagu leidma hakata, et sa ütlesid, et oleks julgem ja katsetaks, aga et sa oled, kujutame ette, et noor laps, eks ole, lõpetab nüüd 9. klassi, temal ei ole ju veel katsetamise ega julgust ega kogemust ega teadmisi ju ilma elu toimimisest ikkagi on päris puudulikud, et mida ta siis katsetab, et kas tal minna nii-öelda gümnaasiumisse või mingisse ametikooli või et kas peab kartma, et me peame kõik minema nüüd gümnaasiumisse, et ametikoolid, et need on midagi sellist, et see ei ole prestiižikas. Et mida 9. klassi lapsed peaksid täna mõtlema või kuidas nad võiksid seda asja võtta? Kui on endal juba huvi mingisuguse valdkonna vastu, et kui on mingi amet, mis on tundunud see, et see võiks olla minu jaoks, et mulle tundub, et see mulle meeldib, siis minna ja katsetada, proovida kas või seda, et minna teha kuskil proovipäeva,
minna kuskile ettevõttesse, küsida, kas on võimalik nii-öelda kõrvalt vaadelda lihtsalt, et ei pea ju tööle minema. Et katsetada, proovida, vaadata selles võtmes ka ja siis teha see otsus, et milline see tee on, et kas siis minna ametikooli või siis gümnaasiumisse. Aga kui täna on nii-öelda täiesti puhas maa, ehk siis mul ei olegi aimu, mis suunas minna, et no siis käia veel 3 aastat gümnaasiumis ja vaadata siis edasi ja proovida suvel erinevaid asju. Ja aga nüüd näiteks gümnaasiumi lõpetaja, et tal on surve, et sa pead minema kindlasti ülikooli, et vot sealt sa saad endale hea hariduse, et vot siis sa oled nagu tehtud. Või on mingi hea amet hoopis võib-olla parem? Sa oled küll sellele kaudselt juba enne oma jutus ju vastanud, aga ikkagi ma küsin, et gümnaasiumi lõpetajatele soovitust. Ma ütleks ikka samamoodi, et kui on tunne mingisuguse valdkonna suunas, et siis pigem minna õppima ja sa saad ju alati valdkonda vahetada, kui tunned, et see ei ole nagu see. Ja isegi kui sa õpid vale eriala enda jaoks, just kui pärast selgub, et ma ju ei kasutagi seda mitte kuskil, siis aga ma arvan, enamik inimesi tagasi vaadates ütleb, et okei, võib-olla ei saanud see ülikooliharidus päris täpselt see, aga need kogemused ja oskused, mida ülikoolis omandatakse ja see tutvusringkond, keda tihti omandatakse, on omaette väärtus. Et ei tasu seda ka karta, seda vale valiku tegemist. Jah, kui mina vaatan seda kõrvalt vahest ja vaatan meie haridussüsteemi, siis ma näen, et meie ülikoolides on sellised suht dogmaatilised nagu erialad või see õppekavad. Et mu oma lapsed, eks ole, ju ka on juba selles eas, kes on 2 tükki on gümnaasiumi lõpetanud ja vaatan, kuidas rahvusvahelised ülikoolid ja missugused õppekavad on, siis need on palju paindlikumad, et sa võidki, et toon lihtsa näite, et sa võid õppida juristiks küll, aga sa võid samal ajal ka meditsiini õppida, eks ole, või sa õpid, ütleme, mingit keemiat, aga võib-olla õpid veel inimese mingisugust anatoomiat sinna juurde ja nii edasi, et sa tohutult palju saad kombineerida nagu sellised ja tekivad uued erialad, et meie vist mulle tundub, et natuke oleme ikka selles vanas kinni, et see... Aga eks see on inimese enda teha ka. Ehk võib-olla ei ole täna enam sellist asja, et kui me vanasti omandasime ühe eriala ära ja läksime sellele tööle ja nii elu lõpuni, et täna pigem ma arvan, et see on suunatud sellise elukestvale õppele. Ehk inimene õpib ikkagi üsna pikalt, sest kõik on kogu aeg muutumises. Et ma enne mainisin ka, et ma olen ju õppinud ärijuhtimist ja spetsialiseerusin turundusele. Et jah, turunduse alused kui sellised on täna ikkagi kehtivad, aga sellel hetkel, kui ma lõpetasin, ei olnud olemas isegi sotsiaalmeediat. Et selleks, et selle erialas täna ikkagi oma tööd teha, peaksin ma väga oluliselt juurde õppima. Ehk siis elukestev õpe ja ise enda muutmine terve elu. Tundma õppimine. Muuta ei olegi vaja. Okay, tundma on vaja õppida. Õige, vaata, see on see nõustamine, eks ole. Mina ütlen ühte või sina, et see on see neurolingvistiline programmeerimine, et kes kuidas räägib. Ja seesama märkamine, et kas see, et sa pead ennast muutma, see tekitab meist sisemiselt vastupanu, et mis mõttes, või see, et ma õpin ennast tundma, ma avastan ennast, see avab kuidagi sisemiselt ka kuidagi uksed ja valmisoleku selleks, et ma tahan sellega tegeleda. Aitäh sulle, Annele. Võib-olla lõpetuseks 2-3 head soovitust inimestele, ettevõtjatele. No üks asi kindlasti ma soovitan seda, et inimesed võtaksid seda aega, et ennast siis tundma õppida ja avastada, mis on see, mida nad päriselt soovivad. Sest sellest algab see, kas me oleme ja kas me kogeme oma elus rahulolu ja oleme õnnelikud. Sest vastasel korral on see väga keeruline saavutada, kui me isegi ei tea, mis meid õnnelikuks teeb. Siis me eluaeg otsime midagi. Ehk selline enda tundma õppimine ja avatud meele hoidmine kõige suhtes, ka muutuste suhtes. Ehk võtta vastu kõik sellised väljakutsed ja muutused ja raskused sellise avatud hoiaku ja meelega, et okei, aga mis siis, kui siit midagi ka head välja tuleb? Ei pea kartma. Ei pea kartma, sest et ma arvan, et igaüks võib oma elus tagasi mõelda, et ükskõik kui keerulised situatsioonid või olukorrad olda ei ole, siis nendest on alati ikkagi midagi head välja kasvanud. Et hoida siis seda fookus seal, et ma ei ütle, et peab tohutult positiivselt mõtlema ja kõik on nii hästi ja kõik on nii hästi, mitte seda, vaid hoidma sellist avatud meelt, et äkki sellest ikkagi tuleb midagi sellist head välja. Ja 3. asi, mis praegusel hetkel ka kindlasti inimestele on kasulik, on see, et inimesed hingake ja sügavalt,
et pange oma kõht ja rindkere hingamisel tööle ja on stressi, pingeid ja ärevust palju vähem. Paljudel on ju ka äpid selleks, eks ole. Absoluutselt. Ja kui äppi ei ole, et siis ma olen lindistanud ka eestikeelsed juhendatud meeletreeningud, mis aitavad ka erinevate nii-öelda selliste väljakutsete korral või siis saavutuste korral, et kellele mis ja mis suunavad ka inimesi hingama. Suurepärane, et sa selle niimoodi praegu sisse juhatasid, mis ma tahtsin öelda. Tahtsingi küsida sinu käest, et kust kohast ja kuidas me sinuga ühendus saame, ettevõtjad ja inimesed? No kõige lihtsam on üles leida mind Facebookist, Anne Laun nimelt, või siis minu ettevõte Beyond Your Business on olemas nii Facebookis kui ka on koduleht byb.life ehk beyondyourbusiness.life ja seal on olemas ka eraldi akadeemia, kus saab siis kõikidele nendele juhendatud meeletreeningutele ligipääsu, kui ka sinna lisandub järjest erinevaid kursuseid juurde, mis siis inimest tema enda tundma õppimises ja avastamises toetavad. Suur tänu sulle selle mõnusa vestluse eest ja nende teadmiste eest ja selle julgustuse eest, et inimene saab ennast ise muuta. Eiga mitte muuta, vaid tundma õppida, vabandust, ma ikka, et vaata, eks ole. Aga ja kindlasti kutsun inimesi üles, et tutvuge BYB tegevustega, Beyond Your Business tegevustega internetis, Facebookis, otsige üles Anne Laun, guugeldage Facebooki, Instagramige, käige seal akadeemias, seal on palju huvitavaid materjale ja olge lihtsalt õnnelikud ja terved. Aitäh sulle ja ilusat advendiaega. Aitäh sulle ja on kõik küsimused, tagasisided, kommentaarid oodatud.